2022. aasta mai alguses purustatud teelõigul Sturi-Soltivi küla lähedal. Ukraina Harkivi piirkonnas Vene soomusmasinate kolonn liikus edasi. Eesotsas ühe maailma kõige arenenuma tankiga, T-90M. See oli Moskva uhkustükk, kaasaegne põhilahingutank uue torniga, digitaalne tulejuhtimissüsteem ja reaktiivsoomuse kihid, mis on kerelepoltidega kinnitatud. Vene riigimeedia oli selle peaaegu puutumatuks kuulutanud ja nimetanud seda otseseks vastuseks lääne soomusele. Kuid Ukraina territoriaalkaitse võitlejad, enamik neist ei ole isegi elukutselised sõdurid, ei paistnud seda teadet saanud olevat. Silmapilkses rünnakus, mida võis kergesti maha magada. T-90M jäi põlevaks frakiks tänu relvale, mis on sisuliselt metalltoru, vaevu meetri pikkune, mis tulistab juhitamata mürsku. Selle hind on umbes $3000 lasku kohta ja see põhineb disainil, mis võeti esmakordselt kasutusele 1948 aastal. See on Rootsis valmistatud Carl Gustafi tagasilöögita püss. Ameerika Ühendriikides tuntakse seda kui M3, mitmeotstarbeline tankitõrje ja isikuvastane relvasüsteem või Morse. Vaatame siis, kuidas 80-aastane tagasilöögita kahur muudab Venemaa parima soomuse vanarauaks ja kuidas see aeglaselt muudab kaasaegse sõjapidamise doktriini. Nüüd oli see kahur vaid üks osa kiiresti muutuvas olukorras, kui otsustav lask tehti. Ukraina kaitseministeeriumi postituse kohaselt X-is territoriaalkaitseväelased lõikasid esmalt tanki saatnud jalaväe kuulipildu ja tulega ära. Seejärel tabasid nad sõidukit RPG-7 granaadiheitjava, mis näis olevat selle torni kinni kiilunud. Alles siis lõpetas Carl Gustav töö. Asjatundlikud analüütikud on märkinud, et otsustavaks löögiks võis olla tanki enda laskemoona plahvatus. Üks avatud allikate hinnang tõstatas isegi võimaluse, et vigastatud tanki hävitasid venelased ise, et seda ei saaks vaenlane kätte. Igal juhul ukrainlased olid tulemustega nii rahul, et lisasid oma postitusest tänusõnad Rootsi kuningale Carl 16 Gustafile ja tema rahvale selle relva eest. Mõtle selle peale. Odav, õlalt lastav Rootsi bazooka-laadne toru oli relv, mida Ukraina kasutas ühe Venemaa kõige kallima tanki hävitamiseks. Tegelikult juba mõne päeva teatati, et samal viisil hävitati sama linna lähedal ka teine T-90M. Kui me nüüd sellest ühes kokkupõrkest kaugemale vaatame, muutub muster veelgi selgemaks. Sõjajook avalikel allikatel põhinevad jälgijad, nagu Oryxi projekt, on 2026 aasta juuliks visuaalselt dokumenteerinud üle 150 T-90M kaotuse koos tuhandete vanemate Vene tankidega. Ja kuigi ükski relv ei saa seda arvu enda arvele kirjutada, Ukrainale antud õlalt lastavad tankitõrjesüsteemid on selle keskmes. Doktriin, mis muutis need surmavaks, polnud keeruline. Just sellepärast see töötas. Selle asemel, et minna Vene soomuskolonnidele otse vastu, Ukraina jalavägi hajus väikestesse meeskondadesse ja ootas kitsaskohtades, milles soomusmasinad mööda ei pääse. Metsasörvad, sillad, kitsad teed linnadesse. Nad lasid sõidukil keskmesse jõuda, ründasid seejärel küljelt või tagant, kus isegi kaasaegne tank on haavatav, ja lahkusid piirkonnast enne, kui vastu tuli kohale jõudis. Carl Gustav ehitati just sellist tüüpi lahingute jaoks. Sest tankteel on harva üksi, sest jalavägi varjub selle taha. Granaadiheite tulistab soomukisse kõrge lõhkevõimega tankitõrje ehk hiitlasu, plahvatades killuheite laengu, mis paiskub tanki taga kõndivate meeste pihta. Üks relv, 2 sihtmäri kategooriat, sekundite vahega. Nende relvade tõhususe tegelik allikas on Ukraina väed koha peal, keda intervjueerisid Ukraina sõjaväe uudisteväljaanded. Ukraina laskurid räägivad, kuidas nad lähevad lahingusse vaid 5 mürsuga. 4 kannab abiline ja 1 kannab laskur ise. Nad kinnitavad, et 5 mürsku on tavaliselt piisav, sest nii täpse relva jaoks pole vaja terve veokitäit laskemoona, vaid õige mürsk ja distsipliin oodata õiget lasku. Nad räägivad, et eelistavad lahingukaoses pigem lihtsat mehaanilist sihikut optilisele, sest optika vajab joondamist ja joondamine võtab aega, mida neil pole. Nad räägivad 2 mehe harjutusest. Üks sõdur hoiab toru õlal, samal ajal kui teine laeb tagant. Ja karmist reeglist, et laskmise ajal ei tohi keegi seista 2 meetri raadiuses toru taga, sest see, mis tagasilöögita relva tagant välja tuleb, võib tappa. Ukrainlased mainisid mööda minnes ka selle kaalu, mis on tegelikult veelgi muljetavaldavam, kui esmapilgul paistab. M2 Carl Gustav, mis oli arvatavasti algselt laialt levinud mudel juba 1960-ndatest. Kaalus 14,2 kilogrammi. Selle järeltulija M3, mis näib olevat see, mida algselt Kanadast Ukrainasse saadeti, vähendas selle 10 kilogrammini ja uusim mudel M4 kaalub vaid 6,6 kilogrammi, kolmandiku võrra vähem kui eelmine mudel. Et mõista, miks see relv töötab, peame alustama ühest olulisest märksõnast, selle nimes, mida sageli ei mainita.
Tagasilöögita. Kui tavaline kahur tulistab raske mürsu, murraks tagasilöök inimese õla. Carl Gustav lahendab selle füüsika, mitte elektroonika abil. Tunistamise hetkel juhitakse hoolikalt arvutatud osa püssirohu gaasist läbi koonusekujulise tüüsi toru tagumisest otsast välja. See tahapoole suunatud gaasipurse tekitab vastutõuke, mis peaaegu tühistab mürsu edasiliikumise impulsi, mis võimaldab ühel sõduril kanda õlal sisuliselt kaasas kantavat kahurit ja tunda laskmisel vaid tugevat tõuget ettepoole. Aga see sama elegantne lahendus toob kaasa taktikalise hinna, mis võib iga aastaga muutuda üha olulisemaks. Tahapoole suunatud gaasipurse tekitab tugeva tolmu, leegi ja ülerõhu jälje. Ja see tekitab surmava ohtliku tsooni otse laskuri selja taha. Lahinguväljal, mida üha enam jälgivad droonid ja termokaamerad, see tagantväljev gaasipurse on nagu signaaltuli, mis näitab täpselt, kus laskur asub. Seetõttu õpetatakse meeskondi tulistama ja kohe positsiooni vahetama. Tagasilöögita põhimõte on see, mis teeb selle relva võimalikuks, aga ka see, miks ellujäämine selle relvaga sõltub kiirest liikumisest. Teine disainivalik, mis eristab Carl Gustavit peaaegu kõigist teistest omataolistest, on see, et toru ise on vintsondega. See tähendab, et torusse on lõigatud spiraalsed sooned, mis panevad mürsu pöörlema, kui see torust väljub. Stabiliseerides seda lennul samamoodi, nagu pöörlemine stabiliseerib visatud jalgpalli või vintpüssikuuli. See on vastuolus peaaegu kõigi viimase sajandi võrreldavate õlarelvadega. Selholgas, America Bazooka, Saksa Panzer, Panzerschreck ja kõikjal levinud Nõukogude RPG, mis andis sellele tankile 2022. aastal selle samanimelise esimese tabamuse. Need raketiheitjad on siledad, ilma vintriteta, ning toetavad sellele, et laskemoonal endal on stabiliseerivad uimed, mis aitavad laskemoonal sihtmärgini jõuda. Isegi kaasaegsema tankitõrjerelvade variandid kasutavad tavaliselt sileraudset konstruktsiooni. Ameerika Ühendriigid kasutasid aastakümneid ühekordset raketiheitjat M72 Law, enne kui tutvustasid AT4. Teine Rootsi disainitud ühekordne tagasilöögita raketiheitja, mis võttis järk-järgult üle paljud raskemad tankitõrjerollid, samal ajal kui Law jäi teenistusse. Kuid pöörlev mürsk kombineerituna tagasilöögita süsteemiga, mis võimaldab mürsul kanda palju rohkem heitelaengut, tähendab, et Carl Gustavi granaadiheitja saab palju suurema kiiruse ja täpsuse kaugemal distantsil. Mõned võrdlused näitavad, et Carl Gustavi granaadiheitja mürsud lahkuvad torust kiirusega, mis on mitu korda suurem kui raketiheitjal. Practicas. Carl Gustavi täpsus ja laskekaugus jäävad vahemikku 600 kuni 700 meetrit. Kogenud laskur suudab suure liikumatule sihtmärgile lastes sellest kaugusest kaugemalegi ulatuda. Aga erinevused hakkavad siit alles kuhjuma. Ja te märkate, et me nimetame kaasaegseid laskeseadmeid sageli ühekordseteks. See pole juhuslik, sest enamik levinumaid tankitõrjerelvi nõuab ühekordset heitjat, kuna see on kompromiss relva väiksemaks muutmisel, et jalaväelane saaks seda iseseisvalt kasutada. See kehtib mitte ainult väiksemate AT4 puhul, vaid isegi suurema Briti-Rootsi Enlo puhul, mis ise on sõjas teenistuse eest austust pälvinud. Alles Javelini puhul muutub süsteem pooltaaskasutatavaks. Javelin on ühekordseks kasutamiseks mõeldud rakett, mis paigaldatakse tehases oma starditorusse. Ja kogu see seadeldis kinnitatakse juhtimisseadme ehk CLU külge, mida inimene, kes raketti tulistab, tegelikult kasutab. CLU sisaldab optikat ja sihtimissüsteemi, mis lukustab sihtmärgi ning seejärel võtab Javelin üle tegeliku sihtimise ja võimaldab tulistajal taanduda, pakkudes tõelist tulistaja unusta võimalust. Carl Gustav saavutab võrreldava lahinguvälja paindlikkuse hoopis teistsugusel viisil. Selle asemel, et toetuda juhitavatele rakettidele, ühendab see korduvkasutatava laskeseadme laia valiku spetsiaalse laskemoonaga. See seostub relva umbes $20,000 hinnasildiga, sõltuvalt lepingust. Ja miks see on olnud nii oluline? See on tegeliku laskeseadme hind, kuid laskemoona hind varieerub vaid $500 kuni veidi alla $3,000 ja see sõltub laskemoona spetsifikatsioonidest. Võrdluseks, Javelin CLU maksab tublisti üle $100,000 ja ühe Javelini raketi ja torukomplekti hind jääb $160,000 ja $170,000 vahele. Sisuliselt muudab see Javelini hinna ülemäära kõrgeks, isegi kui pead ühe tanki hävitamiseks kasutama mitut Carl Gustavi. See toobki meid tõelise põhjuseni, miks Carl Gustav on üle elanud kõik relvad, mis pidid selle välja vahetama. Hämmastav laskemoonavalik, mida 84 mm relv kasutada saab. Ja just siin on detailidel tähtsus. Soomuse vastu on põhitööriistaks Heat 551 ja selle täiustatud 551C variant. Raketiga abistatud tankitõrjelask, mis on tõhus kuni umbes 700 meetri kaugusel. See on sama, mis relva nimiline laskekaugus. Veelgi olulisem on see, et lask suudab läbistada umbes 40 centimeetrit terast. Ja tänapäevase reaktiivsoomusega tanki vastu saab laskul kasutada tandemlõhkepeaga Heat 751 moona, kus väike eellõhkeaine laeng
plahvatab esmalt reaktiivsoomuse plaadi, luues tee, et peamine kumulatiivlaeng saaks tungida selle all olevasse keresse. See suurendab mürsu läbistamisvõimet üle 50 sentimeetri soomusest ja seda reaktiivsoomuse taga. Ja kitsalinna lahingu vajadusteks on olemas isegi kitsastes ruumides kasutatav mürsk. Heat 655, mis kasutab tagalöögi vähendamiseks puhta gaasi asemel soolavee vastumassi, nii et relva saab tulistada isegi toast. See on võimekus, mida tavalised tagasilöögita relvad lihtsalt ei suuda pakkuda ilma meeskonda tapmata. See võimaldab sisuliselt luua tankitõrje snaipri, kes tegutseb tavalise hoone sees või peal. Nüüd, lisaks soomusele, meenutab laskemoona valik tervet jalaväe toetuskompaniid, mis on surutud ühte torusse. HEDB 502 on kaheotstarbeline mürsk, mis suudab purustada kerget soomust, tellisseinu ja punkreid. Laskuri poolt seadistatava sütikuga saab mürsk plahvatada kas kohe kokkupuutel või hetke hiljem, et lõhkeda seina sees. ASM 509 on spetsiaalne ehitiste ja kindlustuste purustamiseks mõeldud laskemoon, samal ajal kui MT 756 kasutab tandemlaengut, et tungida kindlustatud positsiooni ja hävitada sees varjuvad sihtmärgid. ADM 401 sisaldab üle 1000 flecheti, pakkudes lähikaitset avamaal asuva jalaväe vastu. Kõrge lõhkevõimega HE 441 seeria paiskab killud kuni kilomeetri kaugusele ja seda saab seadistada õhus lõhkema kaevikus olevate sõdurite kohal. Uusimaks arenduseks on 441E või 448 mürsk, mis kuulutati välja juba 2022 aastal, mida tarnitakse üle kogu maailma kasutajatele nagu USA relvajõud ja Rootsi NATO naabrid. On olemas isegi suitsumürsud liikumise varjamiseks ja valgustusmürsud öise taeva valgustamiseks. Ja selle arendusteeka kõige kaugemas otsas on juhitav mitmeotstarbeline laskemoon laserjuhitav mürsk, mille on ühiselt välja töötanud Saab ja Raytheon. See lubab tabada liikuvaid sihtmärke kuni umbes 2,5 kilomeetri kaugusel, viies selle analoogrelva tõelise täpsuseni. Ja isegi hind on mõistlikum. Oodatakse, et see jääb umbes $80,000 kanti. Umbes poole Javelini hinnast, samal ajal saavutades sarnase läbistusvõime, pakkudes täppisjuhtimist laasermärgistuse abil. Nii et Javelin hävitab tanke ja aeg-ajalt kindlustatud positsioone. Carl Gustaf on jalaväe jaoks peaaegu universaalne lahendus. Kui soovid tutvuda rohkemate relvaarendustega Rootsist, USA'st või mõnest muust suuremast sõjalisest jõust, siis kindlasti telli sõjasaade. Me käsitleme igasuguseid relvi ja seda, kuidas neid aktiivselt kasutatakse päris lahingutes Ukrainas ja mujal. Tagasi Carl Gustavi juurde. On oluline rõhutada, et kuigi selle relva tõhusus seisneb selle mitmekülgsuses ja korduvkasutatavuses, on tal siiski mõned piirangud. Vanemad Heat-laskemoonad jäid tõsiselt hätta kaasaegse põhilahingutanki esikülje paksu komposiit ja reaktiivsoomuse vastu. Just seetõttu tulevad edukad tabamused Ukrainas nii järjekindlalt külje pealt, tagant ja pealt ja just sellepärast ongi olemas tandemlaskemoon. See paindlikkus kasutada näiliselt sobimatut laskemoona ja kombineerida seda peaaegu tulista ja unusta võimekusega, kiire ümberlaadimise ja kasutuslihtsusega ongi see, mis on hoidnud selle relva asjakohasena läbi 8 aastakümne soomustehnika arengut. Ja just sellepärast ongi Carl Gustaf üks väheseid alles jäänud inimesele kaasaskantavaid tagasilöögita püsse maailma. Rootsi esimene katse luua õlat lastav tagasilöögita relv, 20 mm tankitõrjepüss 40. aastate algusest oli hoiatav õppetund. See oli konstruktsioon, mis suutis vaevu kriimustada sõja lõputankide soomust ja mida toodeti vaid vähestes eksemplarides. Selle ebaõnnestumise õppetund oli see, et kuigi oli võimalik ehitada ja käigus hoida tagasilöögita tankitõrjepüssi, oli palju raskem panna laskemoon tegelikult sihtmärki hävitama. Väikesest tahkest kuulist ei piisanud enam selleks, et tanki eespoolt rivist välja lüüa ja järjest enam oli vaja suuremat kumulatiivlaenguga lõhkepead. Nii et 1946 aastal konstruktorid suurendasid kontseptsiooni 84 mm, piisavalt suureks, et kanda korralikku kumulatiivlaengut ja 1948 aastal relv võeti Rootsi teenistusse. Sealt edasi ei tahtnud see kuidagi aeguda. Esmakordselt jõudis see lahingukasutusse Rootsi ÜRO vägede käes Kongos 1960. aastate alguses. 1982 aasta Falklandi sõjas Briti kuninglikud merejalaväelased kasutasid Carl Gustavit, et aidata halvata Argentiina korvetti ja lõid rivist välja selle raketilaskeseadmed. 1960. M2 asendus. 1990. M3K ja 2014 aastal ülikerge M4-ga, kasutades titaanist komponente ja süsinikkiust konstruktsiooni kaalu vähendamiseks. See peab vastu 1000 lasku, samas kui M2 toru kestis umbes 500 lasku. Samal ajal kui M4 toru eluiga oli umbes
1000 lasku. Kõige selgem näitaja selle relva juurdumisest kaasaegses sõjapidamises on lihtsalt selle kasutajate pikk nimekiri. Sest see, mis algselt oli Rootsi rahvuslik relv, on nüüd mingil kujul kasutusel enam kui 40 riigis. Ameerika Ühendriigid ise on näide sellest, kuidas Rootsi disain tõrjus isegi kodumaised relvad kõrvale. Riigis, mis on ehk maailma suurim ja silmapaistvaim relvaarendaja. Ameerika eriüksuslased võtsid taaslaetava Carl Gustaffi relva omaks juba aastakümneid tagasi. Maavägi võttis M3 kasutusele 2014 aastal ja järgmiseks aastaks oli eesmärgiks vähemalt üks igas jalaväerühmas ja sellele järgnes peagi kergem M4. Siis muutis sõda Ukrainas stabiilse äri tõeliseks tormijooksuks. Poola sõlmis 2024 aastal Saabi sõnul oma kõigi aegades suurima maismaa lahingulepingu väärtusega umbes $1,2 miljardit ja kogu see summa kulus Carl Gustaffi püssidele, laskemoonale ja väljaõppele. Jaapan, Leedu ja Balti riigid asusid selle järel järjekorda. Samal aastal Saab alustas Indias spetsiaalse tehase ehitamist. Oma esimest täielikult omandis olevat tootmiskohta väljaspool Rootsit. Samm, et suurendada laskemoona tootmist. Rootsi kulutas $100 miljonit, et asendada umbes 500 000 laskemoona, mis oli saadetud Ukrainasse ja liitlastele, taastades sellega oma annetatud varusid. 80-aastast relva ei kasutata sellises mahus, kui see pole tõeliselt kasulik. See toobki meid nimekirjas uuemate arengute juurde. Nimelt eelmainitud lask, mida nimetatakse HE448AX, mis on ühendatud tulejuhtimisseadmega, mille tähiseks on FCD. FCD 558. Omaette HE448 on suure lõhkejõuga mürsk ning selle alternatiivne nimetus Ameerika Ühendriikides HE441E viitab sellele, et see on otsene täiustus vanemast HE41 jalaväevastase mürsu suhtes. See sisaldab umbes 4000 wolframist kuulikest, mis tagavad tihedama ja surmavama killustatuse ning parema efektiivsuse soomusvesti kandvate vaenlaste vastu. Mis teeb selle eriliseks, on see, et see suudab heiteseadmega suhelda. Kui see on padrunipesas, lahing ja seda ümbritsev toru annavad ise teada oma paiskelaengu temperatuurist. Siis sisestab laskur sihtmärgi kauguse ja valib kas otsese tabamuse või õhupaugu ning väike ballistiline arvuti arvutab välja optimaalse laskmise, suheldes sütikuga andmeprotokolli kaudu, mida Saab nimetab Fireboltiks. Sellisel viisil ühendatuna väidetavalt suudab see lask tabada sihtmärke üle 1,5 kilomeetri kaugusel ja plahvatada täpselt kaeviku, seina kohal või kuulipildu ja pesa kohal, paisates killust alla vaenlastele, kes on varju taga. Seega, kõige vanem kaebus Carl Gustaffi kohta oli, et see oli ikkagi lihtsalt juhitamatu toru, lennates otse vastu kõike, mis tema ees on. Aga võib väita, et see on inseneritööga kõrvaldatud. See kaevikuvastane võimekus viib ka mõnede huvitavate teooriateni selle kohta, kuidas relva kasutatakse Ukrainas. 2026 aastal kaks kõige raskemat probleemi, millega Ukraina jalavägi silmitsi seisab, on vaenlase väed, kes on kaevikutesse kaevunud ja soomusmasinad, mis liiguvad üle avatud maa. Aga just nende vastu ongi programmeeritav õhulõhkegranaat loodud võiklema. Kumulatiivlask on nende peal raisatud ja otselask sunnib laskurit pikaks ajaks nähtavale jääma. See on risk, millest ta võib kaotajaks jääda. Õhupurustus, mis plahvatab kaeviku kohal enam kui kilomeetri kauguselt, on põhimõtteliselt hoopis teistsugune ja ohutum lahendus. Hajutatud jalaväe vastu võib see asendada suurtükiväge. Nii et kui relv on juba kasutusele võetud, HE448 ja selle tulejuhtimisseade annavad Ukraina jagudele kaasaskantava ja täpse vastu jalaväe võimekuse, mis muudab oluliselt seda, mida üks tankitõrjemeeskond suudab teha. See tuleneb relvadisainist ja lahingute iseloomust ning me ei pea spekuleerima, kes seda soovis. Aga on olemas veel üks võimalik lahendus, mis on palju varjatum ja jõhkrama iseloomuga. Saab kirjeldas HE448 arendamist tihedale kliendi suhtlusele ja tagasisidele tuginedes. Keelt, mida see kordab oma materjalides. Selle väite varaseim pressiteade ilmus 2022 aasta mais ja Rootsi relvajõud hakkasid neid laske kätte saama 2021 aasta detsembris. See on liiga hilja, et pidada seda laskemoona Ukrainas kaevikutes välja töötatuks. Kuid uuem HE758 vastab tegelikult nõuetele. Teatati 2026 aasta mais Heat 758 on tandemtüüpi tankitõrjemürsk ja mis kõige tähtsam, see on Heat 751 järglane, mille arvele kanti Carl Gustaffi hävitatud Vene T-90M. Siin lõpetab tagasisideahel olemast lihtsalt turundusfraas ja muutub millekski, mida saab tegelikult jälgida. Ukraina meeskonnad olid juba tõestanud Heat 751 tõhusust Vene T-90D vastu, mis olid varustatud Kontakt 5 ja Relikt reaktiivsoomusega. Täpselt see kaitse, mille Moskva oma parimatele tankidele paigaldab. Saab võttis need tulemused ja hakkas otsima laskemoona, mis suudaks läbistada mitte ainult ühe Vene soomuspaketi, vaid kõiki neid. Kuid selle
asemel, et käsitsi katsetada, Saabi insenerid kasutasid masinõpet 50 000 varasema disaini põhjal, otsides konfiguratsiooni, mis suudaks alistada iga teadaoleva Vene reaktiivsoomuse. Tulemuseks oli mitteaktiveeriv eellaeng, mis eemaldab reaktiivse soomuse ilma seda käivitamata, luues tee põhilaengule, mis suudab läbistada kuni 70 sentimeetrit soomust. Tuletan meelde, et varasem disain suutis läbistada 50 sentimeetrit soomust. Ja turule toomise kajastuse järgi tunnistas Saab, et Carl Gustavi varasem kasutamine Ukrainas mõjutas aktiivselt uue laengu väljatöötamist. Nii et see on arendustsükkel, mida Rootsi kasutab. Ukraina laskur tulistab Carl Gustavi mürsu Vene tanki pihta. Selle tanki reaktiivsoomus ja nende tankide oma, mis ellu jäävad, muutub andmeteks. Need andmed muutuvad Rootsis simulatsioonideks. Ja kui me astume piisavalt kaugele tagasi, on Carl Gustav vaid väike osa suuremast muutusest. Rootsist on saanud üks relvatarnijaid, kellest läänemaailm enam loobuda ei saa. Täna ekspordib Rootsi varustust nagu hävitaja, NLO ja AT4 tankitõrjerelvad. Carl Gustav ja alates 2026 aastast isegi süsteemid, mis jälgivad taevast. Viimane areng toimus 2026 aasta juulis, kui NATO teatas Ankaras toimunud tippkohtumisel, et alustab läbirääkimisi külma sõjaaegsete AVAX radarilennukite väljavahetamiseks. Allianssi vananevad silmad taevas. Võitjaks osutus Saabi Global Eye süsteem, ärilennukile ehitatud luurelennuk, mis valiti Boeingu E7 Wedgetaili asemel tehingus, mille väärtus on kuni $4,5 miljardit kuni 10 lennuki eest, 11 liikmesriigi toetusel. NATO juhtkond otsustas Rootsi lennukite kasuks, kuna need on ehitatud just nende ohtude jaoks, mis praegu seda ajastut iseloomustavad. Pruuniparved ja tiibraketid. Ja seostas selle valiku Euroopaga, mis on üha enam otsustanud rajada oma enda tööstusbaasi. Selle asemel, et sõltuda sellest, Ameerika valitsusest ja selle välispoliitikast, mida nad peavad nüüd ettearvamatuks. See toob meid tagasi algusesse, kus me arutasime, et Carl Gustav ei olnud ainuisikuliselt vastutav selle otsustava T-90M hävitamise eest. Üha enam teevad sihtmärkide leidmise ära väikesed luuredroonid, siirutades puude rivi kohal, et märgata kaevatud positsiooni või sõidukit, mida maapealne meeskond kunagi katte tagant ei näeks. Droonimeeskonnad annavad seejärel märku tankitõrjemeeskonnale, et need laseksid ühe täpselt sihitud lasu. Sellises tööjaotuses see koostöö kasutab mõlema tugevusi. Luun on odavam ja kergemini asendatav luureks ning heitja annab suurema tulejõu kõrgema hinna eest. Programmeeritav õhus plahvatav mürsk nagu HE448 muudab selle kombinatsiooni veelgi surmavamaks, sest droon saab täpselt kindlaks teha, kus vaenlane varjub, ja laskur saab mürsu seadistada plahvatama otse nende kohal. Nii et kuigi selle relva kontseptsioon võib olla aastakümneid vana, võib droon tegelikult selle eluiga hoopis pikendada, mitte seda asendada, võimaldades neil teineteise nõrkusi katta. Kuid isegi siis pole lihtne. Carl Gustav sugubi ainus põhjus, miks Venemaa on tanke üksteise järel kaotanud. Ja sa saad vaadata kahju ulatust ning miks isegi asendused pole piisavad selles videos. Ja kui soovid rohkem teada saada, siis telli sõjasaade, lülita teavitused sisse ja kohtume järgmises videos.